Ma hakkasin mõtlema sellisele asjale, et terve oma elu justkui defineerime ennast läbi väliste asjade, läbi saavutuste, läbi korda läinud suurte projektide. Et kui mul on see uhke maja ja uhke auto või mul on hästi palju diplomeid seina peal, mul on hästi uhked riided, mul on palju sõpru, et siis ma olen justkui see tegija või siis ma olen alles midagi väärt ja et alles siis ma saan olla uhke enda üle. Ja siis ma saan alles tunda, et teised aktsepteerivad mind ka. Ja siis tekibki selline nõiaring, kus saavutame. Kui pürgime. Diplomi järel tuleb seina peale. Et kui ma nüüd järgmise asja ära teen, siis ma olen rahul endaga, siis ma olen õnnelik, siis ma olen midagi teinud päriselt ka ja siis mu hing saab rahu. Aga tegelikult oleme seesmiselt kogu aeg rahulolematud, justkui otsime midagi. Proovime saavutada aina rohkemat ja rohkemat. Ja justkui defineerimegi ennast läbi välise. Mis siis, kui kõik need asjad ära eemaldada? See maja, auto, need diplomid, need riided, need aksessuaarid sinu küljest. Justkui kõik, sa oled nagu alasti, täiesti alasti. Ilma väliseta. Mis jääb järele? Kas tühjus? Järele jääb puhas hing. Sinu puhas hing. Kas sa suudad ennast armastada ka ilma selle väliseta, mida sa saavutanud oled? Kas sa päriselt armastad ka enda hinge? Oma hinge rikkust? Lihtne on armastada välist rikkust, teiste juures, iseenda juures ja tunda seeläbi ennast hästi, kui meil on sellised materiaalsed asjad saavutatud, mida rohkem, seda uhkem. Aga kas sa päriselt tunned uhkust enda hinge rikkuse üle? Kas sa armastad oma puhast olemust, mis jääb järele, kui need välised asjad eemaldada? Kas sa suudad ennast armastada täpselt sellisena, nagu sa päriselt oled, ilma nende asjadeta? Kas sa üldse armastad ennast? Kas sa üldse oskad ennast armastada? Kui sul ei ole ühtegi saavutust? Kas sind armastatakse sinu enda pärast või sinu välise kesta pärast? Kui sa oleksid ainuke inimene maamuna peal ja sul ei oleks mitte ühtegi asja, kas sa oleksid õnnelik iseendaga, iseendana, oma puhta olemusega? Kas sa oleksid rahul, kas sa oleksid õnnelik? Kas sulle meeldiks see, mis sinu seest vastu vaatab? Kas sa suudad armastada enda
sisemust kui enda hinge. Või ainus, mida sa enda juures näed, ongi need saavutused ja need asjad ja need diplomid. Enda vastuvõtmine, enda sügav armastus on hoopis midagi muud. Seda ei saa kirjeldada. Iseenda vastuvõtmine päris ehedal kujul. See on ilus. See on väga ilus. Kui sa saad aru, et sul ei ole tegelikult vaja mitte midagi. Mitte midagi. Kõik asjad, mida sa saavutad ja mida sa omad ja mida omale selga riputad, on justkui boonus. Aga nendel ei ole tegelikult tähtsust. See hetk, kui sa taipad, et sa päriselt iseennast lõpuks ometi armastad, oma hinge armastad, selle kõige puhtamal ja siiramal kujul. Sest kõik see, mis on siit väljaspool, ei ole tegelikult sina. See on justkui selline väline loodud kuvand, justkui meie hinge pikendus, aga kui järele jääb ainult puhas tuum, kas sa armastad ka seda? Kas sa armastad ka seda puhast tuuma, mis jääb järele? Järgmise korrani, imeline hing.